Tere õhtust kõigile ja minu nimi on Kairit ja jätkame täna siis seeriat, kus me siis räägime ajutervisest ja siis sellest, kuidas LifeWave'i plaastritega on võimalik ajutervist toetada, aga me räägime ajutervisest palju laiemalt, palju sügavamalt ja kõik see, vabandust, kõik see, mida ma räägin, ei ole minu väljamõeldis, et see presentatsioon, mida ma teile kohe näitan, on tõlge doktor Stacy poolt tehtud seeriast. seal oli 4 YouTube'i videot, mis on siis leitavad doktor Stacy YouTube'i kanalilt, kes tahab originaali vaadata ja mina olen neist ära kuulanud siis 1,5, võiks öelda, ja, ja teinud siis presentatsiooni, kus siis täpselt sama asi, millest doktor Stacy räägib eesti keeles siis. Aga ennem seda ma tahan teiega jagada ühte olulist informatsiooni ja see informatsioon on siin ja see on ka meie teemaga seotud. Nimelt täna algas hea kampaania, superpakkumine, mis puudutab siis X39 ja X49 plaastrit ehk siis ostes 2 X39 saab tasuta X49 ja tõeliselt soodne pakkumine. Ja miks ma seda siin tahtsin näidata, on siis jah see põhjus, et mõlemad, nii X39 kui 49 on meie aju tervise seisukohalt äärmiselt tähtsad ja äärmiselt olulised. Aga sinna me jõuame. Ja need, kes eelmine kord meiega ei olnud, soovitan ära vaadata selle seeria esimese osa. Seda saate siis leida meie YouTube'i kanalilt Plaastrid peale või siis LV grupist, et seal on salvestus olemas ja ka tänast videot me salvestame. Nii, oleme jõudnud siis slaidini 8 ja me rääkisime, ma ei hakka üle rääkima seda, millest me rääkisime eelmine kord, muidu me ei mahu oma pooletunnisesse ajaaknasse. Aga rääkisime sellest, et meie ajud on ülekoormatud ja kindlasti ei vaja meie aju lisastimulatsiooni. Küll aga vajab aju vähem põletikku ehk et meie ülesanne on alandada põletiku näitajaid. Kindlasti vajab aju paremat und, seda, et me magaksime piisavalt, uni oleks piisavalt pikk ja piisavalt sügav. Ideaalne oleks minna magama kella 9-10 vahel. Kõik uni, mis on enne keskööd, on eriti kvaliteetne. Ja kindlasti vajab meie aju paremat verevarustust. Mida me saame teha juba täna? Igaüks meist selleks, et meie aju tunneks ennast paremini. Ja siin doktor Stacy jagas ühte harjutust, ühte praktilist harjutust, mida tema ise teeb ja seda saab teha kus tahes, iganes. Päeva jooksul soovitav on teha seda siis mitmeid kordi, aga kindlasti sellistel hetkedel, kui sa tunned, et su aju on ülekoormatud, sa tunned, et kuidagi asjad hakkavad minema kontrolli alt välja, siis siin siis väikene harjutus. Seisa või istu mugavalt.
Tähtis on siis see, et selg oleks sirge, et energia saaks liikuda. Vahet siis ei ole, kas sa teed seda õues või sa teed seda ruumis. Ja vii oma tähelepanu oma hingamisele. Võid panna, kui see on võimalik, sest jah, sa võid teha seda ka mõne koosoleku ajal, loengu ajal, kus iganes. Ja vii oma tähelepanu hingamisele ja loetle oma sissehingamise pikkuseks 4 sekundit, kui see tundub mugav. Hinga sisse nina kaudu ja hinga välja suu kaudu ja väljahingamise pikkus võiks siis olla 6–8 sekundit. Ja välja hingates vabasta, lase minna oma kehast, oma meelest, oma peast, oma ajust kõik see, mis on mitte vajalik. Kõik see, mida sa enam ei vaja. Vastavalt sellele, kus sa seda harjutust teed ja vastavalt sellele, kuidas sa tunned ennast mugavalt, hoia silmad suletud, kui see on mugav, või võid hoida ka silmad avatud, et kui tundub suletud silmadega olemine ebamugav, siis hoia silmad avatud. Ja nagu ma alguses ütlesin, võid seda teha mitmeid kordi päevas ja selle harjutuse eesmärgiks on siis lõõgastada oma... See on ise samasugune, tead, et kuradi venelane. Et mikrofoni kinni. Viimane kord sünnipäeval rääkisid. Millist see on siis rääkida? Jah, paneme mikrofoni kinni, vabandused. Unustasin mikrofonid välja lülitamata. Et jah, palun, kui te soovite siin Zoomis osaleda, siis lülitage mikrofon välja. Muidu on keeruline. Nii, et jah, mitmeid kordi päevas ja harjutuse eesmärk on siis oma närvisüsteemi lõõgastamine selleks, et keha saaks minna parasümpaatilisse olekusse, et aktiveeruks sinu parasümpaatiline närvisüsteem. Meil teatavasti on siis sümpaatiline ja parasümpaatiline. Sümpaatiline on siis võitleja põgene olek ja parasümpaatiline on siis rahu keskendunud olek ja selles olekus vaid saab toimuda siis paranemine ja meie ajule on väga oluline, et me võimalikult mitmeid kordi päeva jooksul suudaksime olla selles parasümpaatilises olekus. Tööriistad, mis siis toetavad sinu aju tervist ja heaolu, on siis kindlasti see, kui hästi toimuvad rakkudevahelised signaalid sinu ajus, kui hästi toimivad signaalid sinu aju eri osade vahel, siis sinu aju heaolu ja tervist toetab kindlasti see, kui hästi sa suudad hallata oma stressitaset, et stress ei võtaks võimust. See stressi võimust võtmise märk on siis just täpselt see, et keha on selles võitle ja põgene režiimis olekus ja siis keha prioriteet on ainult üks. See on kas siis võitlemine või põgenemine ja ei mitte midagi muud. Siis paranemisteed ja see, et kehas oleks antioksüdante. Antioksüdandid siis võitlevad vabade radikaalidega. Ja täna siis esimest korda räägime erinevatest LifeWave'i plaastritest, mis kõik omal moel toetavad meie aju tervist. Ja nagu ikka, kõige alus
kõige olulisem on X39. Ja see järjekord ei ole nüüd mingisugune tähtsuse järjekord. Jah, võib-olla selles mõttes, et X39 on esmatähtis. Aga muu järjekord on vabalt valitud. Ja X39 vastutab siis selle eest, et need samad rakkude vahelised signaalid töötaksid, et nende signaalide kvaliteet oleks parem. Seda toetab siis X39. EION aitab kontrollida stressitaset. Carnosiin kaitseb meie rakke ja parandab nii rakke kui telomeere. X49 parandab sooritusvõimet ja suurendab meie vastupidavust. Alavida annab ajule antioksüdantide toetuse ja glutatioon kannab hoolt siis detoksi puhastamise ja selle eest, et kehas oksüdatiivne stress alaneks. Ja nüüd siis kõikidest plaastritest natukene lähemalt. Vabandust. X39 toetab siis meie kehas sellise keskkonna loomist, mis toetab paranemist. Ja kõik see toimub läbi vaskpeptiidi, mille keemiline tähis on siis GHK, sidekriips CU, kuprumvask, tootmise aktiveerimise. Ja meie keha toodab GHK-d loomulikul teel, loomulikul moel. See on keha loomulik protsess. Ei toimu mitte midagi sellist, mis oleks kehale loomuvastane või esmakordne. Lihtsalt paraku tihtipeale keha võimekus, eriti vananemisel, toota piisavalt seda imelist vaskpeptiidi langeb. Ja meie siis läbi X39 saame seda keha võimekust parandada ja toetada. Ja GHK-CU on üks väheseid aineid, mis läbib hematoentsefaalbarjääri. See on siis ingliskeelne sõna on lihtsam, ingliskeelne väljend on lihtsam blood-brain barrier. See on siis selline loomulik kaitsebarjäär, mis on meie ajus selleks siis, et igasugused patogeenid ja bakterid ja muud mitte soovitavad organismid ei satuks meie aiu. Aga GHK läheb sellest läbi ja GHK toimib siis justkui transportija ja transporditavaks on siis kuprumvask, mida meie aju vajab. GHK vaskpeptiid parandab siis neid rakkude vahelisi signaale, millest me nüüd siin oleme rääkinud, alandab põletikutaset, toetab kudede uuenemist ja käivitab kollageeni tootmise. Kõik see on oluline ka meie aju tervise seisukohalt. Samamoodi GHK parandab unekvaliteeti ja kiirendab meie keha taastumist. Kuigi tegemist on päevaseks kasutamiseks mõeldud plaastriga, paljud inimesed märkavad, et nende uni paraneb. Ja miks see kõik siis on oluline? Sest kui meie aju on ülekoormatud, siis on ajul raskusi ja probleeme paranemisega. GHK taseme tõstmine on oluline siis selleks, et saaks aset leida nii-öelda aju taaskäivitusprotsess
restart. Ja kui aju koormus on vähenenud, saab alata paranemine. Ja kui on huvi üldse seda vastpeptiidi GHK-d on väga palju uuritud, saate ise lugeda ja juurde uurida. Ja Lifewave'i kodulehel resources alt on leitavad ka X39 kohta tehtud teadusuuringud ja seal on üks huvitav kliiniline uuring, mis näitab siis muutusi meie ajus, kui on kasutatud X39 plaastrit 3 kuu pikkuse ajaperioodi ja 6-kuulise kasutamise järel, et millised muutused siis kasutajate ajudes on toimunud. Nii et teaduslikult kinnitatud muutused, mitte mingisugune väljamõeldis. Nii, järgmine plaaster, mis on oluline meie aju tervise toetamiseks, meie aju tervise parandamiseks, on siis EION. Ja EION aitab alandada stressitaset läbi siis neerupealsete poolt toodetava stressihormooni kortisooli taseme reguleerimist kehas ja stressitaseme alandamine on vajalik, et aju saaks normaalselt töötada. Lisaks siis kortisooli taseme vähendamisele vähendab EION ka kehas CRP taset ja see on siis C-reaktiivne valk, mis on tegelikult põletiku näitaja. EION moduleerib, muudab ajukeemiat. Samamoodi toetab siis EION kehas DHEA, see on siis loomulik keha poolt toodetav steroidhormoon, mida toodavad samuti meie neerupealsed nagu ka kortisool ja DHEA on siis vajalik selleks, ta on siis see baasaine, millest keha toodab suguhormoone. EION soodustab lõdvestumist, lõõgastumist ning suurendab keha vastupanuvõimet. Stressis närvisüsteem ei suuda töödelda ega säilitada informatsiooni. Stressi alandamine parandab mentaalset selgust. Ja EIONil siis teatavasti on selline tore hüüdnimi, helitusnimi Happy Patch, õnneplaaster. Äärmiselt oluline ja meie aju tervise toetaja ja tõesti igapäevane või igaöine kasutamine tähtis ja oluline. EION nimelt sobib suurepäraselt siis kas päevaseks või öiseks kasutamiseks. Nii, karnosiin. Karnosiin on järjekordne plaaster, kui me räägime meie ajust ja meie aju tervisest, siis oluline meie aju toetama. Ja karnosiini ülesanne või karnosiini mõju on siis järgmine. Kaitseb ta nimelt siis meie rakke ja kaitseb siis seda, et rakkude funktsioonid säiliksid. Karnosiin toetab üldse keha paranemis- ja kaitsemehhanisme. Karnosiini toetab siis, toodab meie keha, tegemist on siis ühe peptiidiga ja kaitseb karnosiin siis nii meie aju, meie südant kui ka meie lihaskudet. Toetab kognitiivseid võimeid ja nägemist. Teatavasti silmad on meie aju osa ja karnosiin on nägemise toetaja. Kiirendab keha taastumist ja paranemist ning suurendab jõunäitajaid, vähendab rakkude oksüdatiivseid kahjustusi, kaitseb sinu telomeere, nii et karnosiin kaitseb nii meie rakke
kui telomeere ja aitab tasakaalustada siis paremat ja vasakut ajupoolkera ning nende vahelist kommunikatsiooni, signaale, mis siis liiguvad meie aju eri osade ja aju kahe poolkera vahel. Siis meie aju tervise toetamiseks on oluline veel üks plaaster nimega Alavida. Karnasiini kohta jäi ütlemata, et karnasiin on sobiv kasutamiseks täpselt nii nagu EONgi, kas päeval või öösel. Alavida aga on vaid öiseks kasutamiseks mõeldud plaaster. Ja Alavida toetab siis meie keha, ka meie aju läbi antioksüdantide, läbi detoksi. Alavida aktiveerib käbinääret tootma peptiidi, mille nimi on epitalamiin. Samamoodi Alavida vähendab käbinäärme lupjumist, mis on laialt levinud ja ilmselt vist mingisugusel määral kõigil meist. Ja üks aine, mis seda käbinäärme lupjumist siis põhjustab, on fluoriid. Nii et loodetavasti ei kasuta keegi fluoriidi sisaldavaid hambapastasid. Samamoodi Alavida tõstab kehas melatoniini taset. See on siis põhjus, miks on Alavida mõeldud vaid öiseks kasutamiseks. Aitab siis rakkudel puhastuda, aitab siis säilitada seda puhastamise tasakaalu, detoksi tasakaalu, toetab käbinäärme signaale. Käbinäärmel on meie kehas tohutult palju funktsioone, väike ja oluline nääre. Samamoodi siis toetab Alavida une ja õige ööpäevase rütmi toetamist. Aitab alandada siis oksüdatiivset stressi meie kehas. Miks see kõik on oluline? Sest detoks ja uni on mälu ja paranemise alus ja meie aju tervise vundament kindlasti. Ja detoksi, kui me räägime detoksist, siis me ei räägi mingisugusest konkreetsest puhastuskuurist. Me räägime protsessist, igapäevasest protsessist, mis toimub meie raku tasandil. Ja kui ta toimub nii, nagu ta peab toimuma, siis tulemuseks ongi see, et vaatamata meie vanusele on meie meel selge, meie aju funktsioonid laitmatud. Ja X49 parandab siis meie sooritusvõimet, suurendab kognitiivset vastupidavust. Ja nagu me teame, siis X49 on X39 kõrval ainukesed 2 LifeWave'i plaastrid, mis siis aktiveerivad kehas vastpeptiidide tootmist. Kui me räägime X49-st, siis teine vastpeptiid AHK ja A tähistab siis siin aminohapet. Alaniin, tegemist on siis nagu GHK puhulgi tripeptiidiga ehk siis 3 erinevat aminohapet, mis on omavahel läbi peptiidsideme seotud vasega. Ja AHK taseme tõstmist seostatakse siis sooritusvõime paranemisega ühest küljest ja taastumise kiirenemisega teisest küljest. Samamoodi AHK taseme tõstmine parandab meie jõunäitajaid, suurendab võhma
Paraneb südame-veresoonkonna töö ning kognitiivsed funktsioonid, AHK aitab kasvatada lihaseid, toetab ainevahetust, parandab luutihedust. Ja miks see kõik on oluline? Kui me räägime aju tervisest, miks on oluline lihaste kasvatamine ja miks on oluline luutiheduse tõstmine? See on oluline sellepärast, et füüsiline vastupidavus suurendab ka neuroloogilist vastupidavust. Meie keha on tervik ja toimib tervikuna. Nii et vaimne ja füüsiline tervis on omavahel väga tihedalt seotud. Ja mida parem on meie füüsiline tervis, meie füüsiline konditsioon, siis see mõjutab kindlasti ka meie aju tervist. Ja selle mõtte võtab kokku siis järgmine lause, et aju tervise seisukohalt on oluline igapäevane füüsiline aktiivsus ning liikumine. Eriti tore, kui see toimub värskes õhus. Ja mis iganes vormis ei ole vaja käia jõusaalis või kuskil treeningutel. Piisab kõndimisest, jooksmisest, jalgrattaga sõitmisest, suvel ujumisest, talvel siis talisuplusest, mis iganes vormis, aias töötamine, matkamine, mis iganes vormis meie keha on loodud liikuma. Ja kui meie keha on aktiivne, siis on ka meie aju oluliselt paremas vormis. Ja mis on siis olulised tegurid, mida peaks teadma, mis on oluline selleks, et meie aju oleks paremas konditsioonis, meie aju tervis oleks parem. Esimene on kindlasti aju ülekoormuse vähendamine. Aju tervise seisukohalt on oluline ka suhkru tarbimise vähendamine. Ja mida tuleb siin kindlasti meeles pidada, on just need varjatud suhkrud, mida leidub äärmiselt palju igal pool, eriti igasugustes valmis toiduainetest, tugevalt töödeldud toiduainetest. Nii et lugege silte. Õnneks on toiduainetel sildid ja lihtne reegel siis, kui keegi ei tea, et seal koostisained on alati nii-öelda suuremast suuremast vähemaks. Nii et need asjad, mis on eespool, neid on seal kõige rohkem. Siis on oluline luua endale turvaline elukeskkond ja siin on mõeldud siis seda, et me vajame aega iseendale. Tänapäeva kiires maailmas infos pungil ühiskonnas on see aja mahavõtmine ja aeg endale äärmiselt oluline. Selleks siis, et rahustada ja lõõgastada oma närvisüsteemi. Ja see kõik toetab meie aju. Ja järgmisel korral siis räägime sellest, kuidas on võimalik oma aju turvaliselt puhastada ilma kemikaalideta, ilma stimulantideta, ilma mingisuguste lisaaineteta. Ja see siis jääb järgmisesse korda. Ma ei kujuta ette, palju neid Zoom'e saab tulema, sest nagu ma ütlesin, kokku oli Dr. Stacy'l 4 videot, aga need on nii infotihedad, et ei ole päris 2 mahtunud ära 2 Zoom'i ja ma tahan neid hoida kindlasti sellised pooletunnised.